Ma ei saa aastavahetusest aru, see on nii veider nagu, minu jaoks see algab juba sellest, et on ju, kui kell on 00 läbi, mine öösel kunagi, siis kui pidu on läbi Raekoja platsi, mis teema sellega on nagu, et aastavahetuses üks päev, kus kõigil on klaastaarast nii pohhui nagu ainuke päev aastas kõik on, pudel läheb nagu. Ja see kogus klaasikilde, mis ma Raekoja platsis nägin, see nagu see ei saanud isegi kõik see taara olla, mis Aind ära joodi ja osad olid kodust kaasa võtnud. Seal olid, ma vaatasin, need on kindlad moosipurgid, kodust tulnud lihtsalt, see on minu päev, ma saan loopida asju, ülikõva. Ja taas mu lemmik aastavahetusel mingi paar aastat tagasi, ma olin Tartus ja kell oli, mis iganes, mingi 00:30, ma hakkasin Esburgeri poole minema, sest ma andsin juba alla. Ei, see Esburger ees olid mingi 2 tüüpi, üks oli triiksärgis -20, nii et juba hea märk. Ja siis midagi kemplesid omavahel ja politsei oli ka juures, võib-olla oleks pidanud sellest alustama. Ja siis politsei oli juures midagi seletasid omavahel ja siis lihtsalt kuulsin, kas üks tüüp kõrsus, et see tüüp lõi mind näkku, mis on väga tõsine süüdistus. Ja mille peale see teine tüüp vastas, et aga sul ei ole näos midagi näha küll. Mis on ka väga hea kaitse. Mul oli selle esimese kulda vastus, et jah, siis sa lööd nagu eit. Ma ei nagu see, kas te olete sõbrad või ma ei tea, nagu politseil on ka juba kuradi kopp ees lihtsalt. Ja veel üks asi, millest ma aru ei saa, et aastavahetusel liiga paljud eestlased käituvad väga ebaeestlaslikud. Ma näen seda liiga palju, kus muidu me ei taha teistele eestlastele otsa vaadata, tere öelda, aga aastavahetusel on mingid tüübid, kes otsivad mingi täiesti suvakontakti. Sa oled mu postimees või? Ja tuut aastat, mingi suva... Ma võibolla käisin sinuga lasteaias. Nagu ülejäänud päevadel sa näed toidupoes, kas või mingi kaudsed tuttavad, sa teate isikukoodi, kus ta elab, kõikide elu kohta, kas sa ütled tere, hui. Meil on toidupoes nagu kassirefleksid, sa näed, sa tunnetad tuttavat ja sa oled nagu... Sa suudad terve toidupoe kuidagi nii läbi käia, et sa lihtsalt ei näe teda. Aastavahetusel, kallistame. Saas mu lemmikmälestus oli hiljuti, kus ma nägin mingi 2 inimest, kes nagu otseselt ei tunne teineteist, aga veits tunnevad kohtumas. Ma olin rongi peal, sõitsin Tallinnast Tartusse mingi kell 10 hommikul, 10:06 hakkas väljuma. Siis rongi peale tormas mingi tüüp lihtsalt nagu täiesti higine, hingeldab, jooksis peale. Ta oli Nike spordikott, mis lihtsalt klirises, mis oli juba esimene ohumärk, sest kelle spordikott kliriseb? Ma olen suht palju käinud spordiklubides ja keegi ei tule sisse lihtsalt nagu see. Ma pärast käin kuradi moosipurke täit, mis asja on ju. Ja siis ta nagu vist nägi mingi tuttavad, istus kõrvale, ma istusin kuskil nende lähedal nagu üle selle vahekäigu. Ja siis ma nägin, ta hakkas spordikotist neid Smirnovi 03-sid kokse välja tõmbama. Ma mõtlesin, et teisipäeva hommik. Aga samas jällegi, oleks need lauaviinad, siis ta on parm, aga Smirnovi koksid, see on lihtsalt vaikne kruvimine. See ei ole alkoholism, see on 4,5. Ma olen Tartuks kainena. Minu jaoks on nii irooniline näha spordikotti, mis on lihtsalt algsi täis. Ma ei tea, sama kui sa lähed Rimisse, ostad paberkotti, mille sisse sa paned selle plastpakendis kooritud õunad ja nagu, mis su signaal on? Ei ma ei taha, et delfiinid sureks, aga samas ma ei taha õuna ka koorida. Ja siis ma nagu istusin seal enda boksis ja siis kuulsin kõrvalt enne, kuidas neil mingi vestlus hakkas enne see tüüp timmisemas Smirnov ja midagi rääkisid. Ma panin kõrvaklapid pähe ja see hetk, kus sul on kõrvaklapid peas, aga sa ei ole päris laulu üles leidnud ja sa ei ole käima pand. Ja siis ma kuulsin kõrvalt boksist lihtsalt dialoogi osa, kus see tüüp oli, et oi, Kati, sa oled ikka muutunud. Meil peal see tütarlaps ütles, see on kõige pikem vestlus, mis meil elus olnud on. Ja ma olin lihtsalt, okei, ma vist ei panegi laulu käima. Ma jätan klapid pähe, aga nagu fuck you, Lux Expressi tasuta filmid, mul on siin mingi Ema ja suveteater Elronis lihtsalt see. Mul on aeg sisustatud. Ja see oli nii hea lihtsalt, sest ma nägin, et ma sain korraga vestluse käigus aru, et nad käisid kunagi mingi algkoolis koos ja see Pihv ei taha üldse temaga suhelda. Ja ta üritas kõiki neid klassikasi trikke ka, klappe pähe panna, see tüüp karjus üle, sellest ei olnud abi. Siis mingi hetk ta tegi veel selle bluffi, kus ta võttis mu telefoni kätte, hakkas seda vaatama ja ütles, et mul jäi enne üks film pooleli. Ma nüüd siis jätkan. Ja see tüüp tuimalt lihtsalt ei käega telefoni maha, ütles, kodus vaatad. See vend oli iPhone.
ja mingi hetk see tütarlaps läks tualetti rongis, onju, ehk siis noh, kas tal oli häda või ta tahtis põgeneda, kes teab. Ja ta oli mingi 10 minti ära, siis kui ta tagasi tuli, see tüüp tõusis kohe püsti ja jooksis vetsu, nagu mis, anna natuke aega, onju. Nagu sa ei jookse kohe vetsu, kui keegi tuleb sealt, onju. Aga ta jooksis kohe vetsu ja ta oli sekunditega tagasi ja lihtsalt seisab vahekäigus ja kahjub nii, et ikka kõik kuuleks, et au, sa käisid sital või? Mis on klassikaline jäämurdja selline. Kui sa sellega rongis naist ei saa, millega sa veel saad? Aga ta ei lõpetanud ka, nagu see viht ots häbist maa alla vajuda, aga see tüüp lihtsalt jätkas üle rongi, et oi pea, see oli ränk ikka, ma käisin seal ja see oli ränk. Nagu sa peaks oma toitumist muutma. Mis on veits hooliv ka, sa käisid sital, aga noh, söö tervislikumalt. Aga samas ma sain tema sellest pointist nagu veits aru, et kõikidel tüüpidel, meil on kunagi olnud see hetk, kus sa nagu päriselt saad aru, et naised käivad sital, onju. No vaat mingi hetkeni sa veits tead, et nad käivad. Aga sa eelistad elada teadmises, et nad ei käi. See on nagu iga religiooniga, vaat sa tead, et seda ei ole, aga noh, lihtsam on uskuda. Ja ma mäletan, kui minu maailm purunes, see oli kunagi, ma olin Tallinnas selles klubis, onju, ja siis meestevets oli kinni pandud, sest noh, meestevetsud pannakse kinni, see on evolutsioon lihtsalt. Mingi hetk me keegi situb urinaali ja siis on, jah, see projekt on läbi. Ja mis siis tehakse? Naistevetsus saab ühisse, sest me oleme nii progressiivsed. Ja siis oligi, ma olin siin klubis ja naistevetsus olid kõik mehed, naised ootsid järjekorras, uksed käisid, järjekord liikus. Siis korraga oli nagu minu hetke, üks kabiin avanes ja üks tütarlaps tuli sealt välja, siis ta nagu vaatas mulle otsa ja ta naeratas. Ja ma olin nagu, mis see ikka, väike vetsuflirt, ma tean mänguna. Siis ma naeratasin ka, olin jumala rõõmus, läksin vetsu ja sekunditega mu naeratus kadus. Mul läksid jalad nõrgaks, mu silmadest jooksis vett, mul oli nagu mida, ma ei ole meestevetus elu sees sellist asja tundnud, nagu kuidas see võimalik üldse anatoomiliselt on. Ja terve see aeg mu peas on läinud see pilt, kuidas ta vaatab mulle otsa ja naeratab. Ja ma siiani ei saanud, nahvu sa naeratasid, sa tegid mingi kõige veidrama põgenemistoa mulle ja siis said nagu... Keegi hiljuti korki on saanud. Ma ka mitte. Ja veits paneb mõtlema, onju. Vahepeal sa oled, miks mitte mina? Miks keegi ei taha mind? Taas ma ütlen ausalt, mind ei ole tõenäoliselt korkida vajagi. Ma olen nagu, ma ei tea, kas ma vanaks jäämas, aga mu reede õhtud on nii, et sõbrad helistavad, ma olen juba ära vajunud. Ma olen kodus diivani peal lihtsalt, sa ei pea midagi andmagi, lihtsalt tule võta mind, onju. Ma olen läinud, ma ei tunne oma keha enam. Aga mingi korgi poleemik oli siin õhus, kõik kirjutasid, et issand, iga nädal saan klubis korki. Elu on nii raske. Ja mõtlesin selle peale, et me eeldame, et tüübid, kes korgivad naisi, me eeldame, et nad teevad seda paha pärast. No samamoodi, kui me vaatame mingit filmi ja seal on mingi paha tüüp, ja ta ütleb, et ma tahan pool populatsioonist ära tappa ja sa oled, see on paha asi. Aga vaata, põhjendus on see, et kui meid on poole vähem, siis meil on poole rohkem süüa. Või noh, planeet püsib. See ei ole hea plaan, aga see on tema plaan. Ja mõtlesin, me ei tea, vaata, äkki on mingi korgitüüp ka, kes ta ei taha naisi ära kasutada, aga talle ei meeldi see alkoholi probleem Eestis. Ja ta käib lihtsalt iga nädal noori tüdrukuid korkimas lootuses, et kui neil on halvad kogemused alkoholiga, äkki nad lõpetavad. Ma ütlen, et see hea plaan. Või äkki see on mingi tüüp, kes ise elab vanalinnas. Elab mingi stuudio kohal, onju. Tal on hea korter, ta tahab ka magada. See ei ole tema süü, et Triin peab iga hommikul 4 karjuma. Ta on lihtsalt, ma tahaks magada, viskab hommikumantli selga, lendab pipetiga klubisse.
enamus noored joovad nii palju, nad oleks nagu, et mis kuradi Halloweeni kostüüm sul on, mis tegelane see on, pipeti ja hommikumantliga, vau. Ja ma saan sellest nurgast aru, et me oleme kõik kunagi klubis käinud ja sa ei kuule klubis sittagi, muusika on nii kõva, aga ainus asi, mida sa tavaliselt kuuled, on kuskilt kilomeetri kauguselt paari leti järjest mingit kuradi Triinu huilgamas. Ja sa, et kuidas see võimalik on? Ma ei kuule mitte midagi muud peale sinu hääle ja tugeva bassi, nagu iga shotiga nende Triinude hääl läheb fucking tugevamaks. Ja siis nad huilgavad, see on nagu, kuradi, nagu nad peaks mingit kõnet, nagu mingi väike Hitler, ja mitte selle juudi asja pärast, aga seda okei, kui me jätame kõik halvad asjad kõrvale, mis Hitler tegi, mida on palju, siis üks asi, mida ta oskas, Hitler oskas sitaks häid kõnesid pidada. Vaata netist. Ei no vaata netist järgi. Me oleme kõik kunagi koolis käinud, pidanud klassikaaslaste presentatsioone kuulama. Pask selline. Keegi ütles oma nime, ma olin juba, ma juba magan. Aga vaat, otsi YouTube'ist mingi Hitleri kõne üles, ma ei räägi keelt isegi ja ma olen käivitatud kuidagi. Ma kuulan seda ja ma olen, kas ma kuidagi jõuksis saaks kuulata seda. Tõmbab käima lihtsalt. Mul ei ole kunagi Poola vastu tundeid olnud, aga ma veits tahaks vallutada. Ja see on hea kõne. See töötab isegi siis, kui inimesed su keelest aru ei saa. Ja siis need Triinud ongi seal baari leti ääres kriiskavad, et ein shot, ein siider, lähme vallutame tantsupõnal. Ja siis tuleb see tüüp. Mine magama, palun. Kuigi mu lemmik on see mingi nõu ka, mis kommentaarides anti, enne kui see korgijoogi teema oli. Lihtsalt mingid Jürmod Raplast kirjutavad, ei no aga ära käi väljas siis. Kaua sa selle taktika peale mõtlesid? Mitu pluss ja miinus sa kirja panid? Aga samas, olles aus, see on täpselt see sama asi, mida on soovitanud terve Tallinn Lasnamäe inimestele. Lasnamäe inimesed kurdavad, öösiti on pime, sibulad pussitavad, ma kardan. Ülejäänud Tallinn ütleb, no türa ära käi väljas sest. Mida sa tahad, et me politsei kutsuks Lasnamäele või? Come on. Me ei hakka seda kohta kunagi turvaliseks tegema. Aga samas, oletame, kui sa käiks, sa lähed jõuludaeg oma vanaema juurde, sööd ära, siis sa oled selles toidukoomas, korraga sa vajud ära, sa ärkad, ma ei tea, uuel aastal. Ja siis sa oled nagu, tere, vanaema korkis hapukapsast jälle. Siis oleks ju aus küsida, kas sa lähed järgmine jõul uuesti. Tõenäoliselt. Süüa saab. Mõtlesin selle, ma veits igatsen seda aega, kui see 16-aastastel on nii lihtne, nad ei pea korkima ega midagi. Aga nagu 16-aastasena kohtingutel käia nii lihtne, sest sa ei pea nagu sa ei pea loominguline olema. Sa elad Viimsis, sa oled 16, ütled, lähme jalutame mere äärest, see on mu ukse taga mingi. See on pingeline. Pohhet -20, väike põiepõletik, kuna see ei ole soodustanud. Elad Männikul, baby, lähme karjääri. Tead küll see noorte eelmäng, kõigepealt kägista mind, siis pane mind prügikotti, viska karjääri. Elad Lasnas, ütled, hei baby, lähme ära siit. Ja see lähevad selle piirine, noored saavad seda ka teha, et kui kuskil tekib mingi koht, vaata, kus kõik noored käivad tatti panemas, kui on mingi küngas ja siis kõik noored läbi aastate käivad seal tatti panemas, siis selle paneks nimi lõpuks, see on nüüd Musumägi. Aga siis on juba raske, vaata, sa ütled, lähme täna sinna künka peale, ta on nagu Musumäele peale. Esimest korda kuulen selle nimi, hea vaade on lihtsalt. Ja ma olen veits kade, sest vaata, minu vanus, ma ei saa enam, vaata, ma ei saa enda vanustele öelda, et jõu, võtame superalkost, kuradi balloonid, lähme pargi pingi peale. Ma pean ta kuskile sisse sooja viima, türa. Muidu ta ütleb, et ei, no lähme nii, et sa lähed ära ja on ju. Välja arvatud, kui mu partner oleks alaealine.
mitte, et ma sihiks seal suunas, aga ma ükspäev mõtlesin, et Eestis, mul tuli meelde, Eestis on see endiselt lubatud, et Eestis meil on seadus, et minusugused tüübid ja ka vanemad võivad keppida 14-aastaseid. Ja see on seaduses kirjas. Mitte küll sõna-sõnalt. See oleks kuskil kohturuumis raske. Loe paragrahv 27 ette, tule ma ei taha, loe see ette. 14-aastaseid võib keppida täpselt. Ja ma hakkasin selle peale mõtlema, et see on veidi, sest nüüd, kus ma vanem, ma vaatan 14-aastased ja mul on nagu, kas nad kannavad mähkmeid, ma ei ole kindel. Nad näevad nii väiksed välja. Ja siis ma mõtlen, et mingid minusugused tüübid võivad mudida neid, ma mõtlen, äkki see seadus vajaks mudimist. Kuigi mu lemmik oli, kus peale ühte show'd üks tüüp tuli juurde, et ei, minu arust see oli nagu vanema nõusolekul. Nagu joo mees, sa tead juba liiga palju, nagu see. Pluss ei tee olukorda paremaks, kus mingi 30-aastane vend tuleb sinu poole. Saad siia sanga alla visata. Ja see on minu peas nii utoopiline, et mingid minusugused tüübid või vanemad saavad, lendavad oma 3 bemmiga kuskile kuradi Marie Elisabeth Kristellile kooli järgi. Ja 14-aastane, see tähendab seda, et ta käib 7. klassis. Ehk siis sa ei lähe autoga isegi keskkooli parklasse, mis oleks juba putsis. Sa lähed põhikooli parklasse ja oled nagu, johu, viska oma ranits pagassi, esmaspäevane ei lähe vajamegi. Ja selleks, et paremat pilti saada, kui putsis see on, ma tegin väikse guugeldamise. 7. klass, ma hakkasin selle peale mõtlema, kui perses see on. Ja ma otsisin välja 7. klassi õppekava. Nii et ma olen kindlalt mingis registris, see on mu telefonis nüüd. Ja see, kujutame ette, ta on 14, käib 7. Sa oled täiskasvanud inimene, millest te vabal ajal räägite, sa räägid võib-olla loodetavasti käid tööl või midagi. Ja siis ta räägib sulle oma koolist ja mis on 7. klassi õppekava? Kohustuslik kirjandus. Esiteks, tal on see. See on juba punane lipp. 7. klassi kohustuslik kirjandus. Oskar Lutsu Kevane. Ei, nagu oli Toots oli hull vend, on ju, kepime. 7. klassi matemaatika. See on päris raske. Ei, ma ütlen ausalt, kui te seda oskab, ma oleks nagu, ei baby, sa leidsid selle X-i mu Y-isse. Aga mul lemmik on 7. klassi bioloogia. Need on päris peatükid, ma otsisin need välja, sest ma teen teadust. 7. klassi bioloogia õpiku peatükk. Miks on kalad tähtsad? Kui ma olen täiesti aus, ma ei tea. Kas on? Järgmine peatükk on kohe. Kalad on kohastunud eluks vees. Aga siin on veel lihtsalt täit. Miks on hea, kui keha on soe? Sest ma ei tea, kui see keha on külm, siis see on samal ajal nii pedofiilia kui nekrofiilia. Bioloogiaõpetajale see vastus ei meeldinud. Kuidas rasked ajad üle elatakse? See on päris peatükk. Ja ma kujutan ette, et mingil hetkel sa oledki seal autos lihtsalt mõtled, et mingi Marie Elisabeth Kristell küsib kõrvalt, kuidas rasked ajad üle elatakse? Ma ei tea. Raske on ja ma ei tea. Sa oled lihtsalt kettasse lõpuks ta peale, et lõpetanud ja küsib mind ei koti, et teile eile inimese õpetus öeldi, et väljatõmbamine ei tööta, mine autost välja. See suhe on läbi. Ja ma ei tea, mis selle moraal on. Ma loodan, et keegi äkki siin oli täna, vau, ma peaks oma Tinderi vanuse piirangud.